ChatGPT võib ka mulle väga edukalt kirjutada ühe raamatu siis selle põhjal, mida tema analüüsib internetist on ju. Et ma tulekski selle küsimuse juurde tagasi, et mis siis selline, kui me räägime konkreetselt eesti keelest ja eesti keele kirjutamisest, et kas sa arvad, et siis näiteks kirjanikel, copywriteritel on nagu, et siuke inimese kirjutatud tekst ikkagi kaotab siis väärtuse. Kas nende nii-öelda leib on ohus? Jah, kindlasti. Tippudel mitte. Aga halval copywriteril on kindlasti päris kehvasti juba. Halval tõlkijal, halval kujundajal, halval küljendajal, halval teadlasel, halval arstil, halval juristil on praegu juba päris kehvasti. Sest tõepoolest masintõlge näiteks on praegu juba selgelt parem kui üks keskmine tõlkebüroo, kust ma lihtsalt tänavalt astun sisse ja suvalisest tõlkebüroost tellin suvalise tõlkija käest suvalise tõlke on. Et sellest ma kindlasti saan paremini masintõlke abil. Samuti mingisugust juriidilist nõu üsna kindlasti saab ChatGPT käest paremat kui halva juristi käest. Ja kõik muud asjad samamoodi, mingisugused, ma ei tea, meditsiini uuringud, eks ole, ütlen, et mul on lapsel sellised sümptomid, küsin, et mis variante ma peaksin kaaluma või kas ma pean EMO-sse minema kohe või hommikul, siis üsna kindlasti saab ChatGPT käest praegu parema vastuse kui halva perearsti käest. Et selles mõttes jah, nendel keskpärastel ja keskpärasest allapoole jäävatel mis see knowledge worker eesti keeles võiks olla, teadmustöötaja. Ühesõnaga selline inimene, kelle töös väljund on keeleline. Juristid, arstid, õpetajad, nii edasi. Et nendel on tõesti juba praegu juba päris kehvasti. See, et nad veel tööta ei ole, põhineb lihtsalt sellel, et inimesed ei ole veel, inimestel ei ole päriselt veel kohale jõudnud, kuidas ChatGPT-d kasutada, et seal on ikkagi mingisugused algusaja raskused veel ja nii edasi. Aga see tuleb päris kiiresti ka keelealal. Aga ta ei tule tippude juurde minu arusaamise järgi. Võin eksida. Miks sa nii arvad? Selle sama pärast, et kui sa niimoodi küsid, ma hakkan kahtlema, et kas ma ikka olen kindel, et ma niimoodi arvan. Sellepärast, et kui peaks olema niimoodi, et inimaju töötab põhimõtteliselt samamoodi, et ta kõige oma kuuldu nähtu kogetu põhjal loob peas seoseid ja aga ChatGPT töötab täpselt samamoodi. Et äkki on niimoodi, et tema võimsus suureneb natuke veel, et ta hakkab sisse võtma mitte ainult teksti, vaid ka videot, hakkab sisse võtma kohutavates kogustes videot, hakkab võib-olla isegi kuidagi mingit taktiilset infot kätte saama, seda puudutuse asja, hakkab sama palju infot saama kui üks inimene. Ühtlasi töötlusvõimsus kasvab veel natukene, siis ma ei välistaks, et nagu protsessi mõttes erinevus inimese ja masina vahel kaob ära, et nad on nagu ühesugused aparaadid. Üks on bioloogiline, teine tehislik, mis siis, aga et nad on põhimõtteliselt ühel viisil töötavad aparaadid. Et ma ei julge seda, oma tehniliste teadmiste põhjal, ma ei julge seda ei kinnitada ega ümber lükata, et see niimoodi on. Ja ma saan aru, et sealt ajuuurijate juurest, et see, mismoodi inimaju töötab, on ikka üsnagi, selle uurimine on ikka üsna pooleli ka neil. Ka nemad ei saa nagu täie kindlusega väita, mismoodi inimaju töötab. Et kas seal on mingisuguseid peidetud nurki, mida me ei tea või ei ole. Aga kui on niimoodi, et vähemalt esialgu on mingisugune erinevus inimaju ja masina vahel olemas, kas või võimsuse erinevus, kui mitte muud, siis see, et üks tipp copywriter kirjutab selliseid reklaame nagu, ma ei tea, kas siin kaubamärke tohib mainida podcastis. Muidugi. Nagu on pakendikeskuse reklaamid näiteks. Ja. Just, et pakendikeskuse reklaamide kirjutaja ei jää tööta nii pea. Aga nii mõnigi teine reklaamikirjutaja võib vabalt jääda tööta lihtsalt sellepärast, et see klient
varem või hiljem jõuab selleni, et ta enne reklaami tellimist mõtleb, et kuule, aga ma korraks proovin selle ChatGPT käest küsida. Küsib sealt, see, mis sealt saab, on juba hästi ja ta jätabki tellimata. Eesti Esu.